It's Diana Banana, täna on teisipäev, 21. jaanuar, kell on 13.13 ja see siin on minu sünnipäeva vlog. Mu sünnipäev on siis 23. jaanuaril, aga praegu on mu sünnipäeva nädal ja ma alustan täna enda sünnipäeva vlogiga, sest et mul on nii palju teha. Põhiasi, mida ma siin vlogis nüüd tahan teha, on enda toale väike makeover anda. Nagu te näete, mu selja taga on imeilus tapeet, mis on tõesti imeilus, aga filmimiseks täiesti kohutav. Ta ikkagi neelab valgust ja selline pime, tume ja veel väga mustriline taust ei ole filmimiseks eriti hea. Mulle väga meeldib see tapeet ja see oli üks mu lemmikuid asju selle korteri juures, kui ma siia paar aastat tagasi kolisin. Aga kuna videote tegemine on minu töö ja ma töötan kodust, ma filmin kodus, siis ma pean mõtlema praktiliselt ja tegema kõik selleks, et mul oleks võimalikult mugav siin filmida. Praegu siin toas filmida ei ole eriti atraktiivne. Ma olen proovinud seda igat moodi parandada valgustusega, mul on professionaalne ring light, ma olen backgroundi valgustanud, aga ikkagi ta neelab liiga palju valgust, nii et me teeme mu toale makeoveri, me teeme selle filmimiseks sobivamaks, ehk me võtame selle tapeedi maha, millest on mul natuke kahju ja me asendame selle heledama tapeediga. Ma tõstan siin veel asju ümber, ma arvan. Ja minu toa uueks teemaks on minu lemmikvärv, mis on roosa, reaalselt roosa, pink. Ma armastan roosat ja ma olen terve elu endale tahtnud roosat tuba, aga ma pole seda kunagi saanud. Ma olen endale ainult üks kord elus saanud varem tapeedi valida, see oli siis, kui ma olin mingi algklassides vist ja ma valisin endale liblikatega sinise taeva tapeedi. See on ka nagu cute on ju, aga siiski ma kasvasin sellest päris ruttu välja ja ma olen endale kogu aeg tahtnud roosat tuba ja see saab lõpuks teoks. Ma olen nii excited, oh my god, lõpuks. Aga see ei tule selline nagu Barbie kärts roosa, vaid ta tuleb hästi selline pastellne, hele, et mul oleks siin hea filmida, aga samas kergelt roosakas. Ma lähengi praegu tapeete vaatama. Ma käisin eile ka natuke poodides, aga need pandi juba kinni ära. Me ei värvi, vaid me paneme tapeedi, sellepärast et praegu meil on tapeet ja ma sain infot, et tapeeti on lihtsam asendada tapeediga, kui hakata seda värvima, sest ma ei tea, ma ei oska ehitada. Aga jah, see on siis tänane plaan. Aga nüüd lähme poodidesse, otsime mulle tapeedi ja alustame mu toa makeoveriga. Me oleme esimeses poes ja siin on täiega palju tapeete, aga probleem on selles, et pole väga selliseid ühtlaseid, et kõigil on mustrid peal. Et roosasid on, aga need on mustriga ja kuna mul on praegu sellise tugeva mustriga tapeet, siis ma tahan midagi täiesti vastandlikku ehk täiesti ilma mustrita. Siin on ainus võimalik valik praegu selline roosa, aga ma ei tea, ta kuidagi tundub, ma ei oska seletada, nagu väga paberine. Ma olen viimases poes, me oleme kõik teised ära vaatama ja müüjad on igal pool, nii et mul on imelik kaamerat välja võtta. Aga see on see, mis ma nagu värvina välja valisin ühest poest, et mul oleks millegiga võrrelda igas valguses ja see jääb ikkagi natuke liiga valgeks, kuigi ta on kergelt roosa, ma ei tea, kas te näete. Ma leidsin nüüd terve Tartu peale ühe tapeedi, mis enam-vähem võiks sobida. See on siis selline roosa ja siin on sädelevad hõbedased täpikesed peal. Aga mu dilemma seisnebki selles, et ma tahtsin midagi täiesti ilma mustrita ja see on siiski mustriga. Lisaks ma pole kindel, kas ta on piisavalt roosa, aga samas ta on väga-väga ilus, kui ma niimoodi eraldiseisvalt vaatan. Pildi peal mulle see ei meeldi, siis ma tegin sellest eile pilti, aga kui ma tulin kohale, siis see on nagu üliilus. Mis te arvate? Öelge mulle kommentaarides, kas teile meeldib see tapeet või ma peaks lihtsalt värvima. Ma olen siin vähemalt mingi 15 minutit on lihtsalt vahtinud seda tapeeti ja ma ikka veel ei tea, mida ma teen. Kas ma ostan või lihtsalt värvin? Ma ostsin ära. Ma pole kindel, aga ma arvan, et see oli õige otsus. Ma arvan, lihtsalt tehaks muidu täiega kahetsema. Kell on kohe 8 saamas ja me jõudsime alles praegu just meil oli vaja igast teisi toimetusi teha. Me hakkasime nüüd remondiga pihta ja ma näitan teile, milline minu elutuba praegu välja näeb. Kõik mööbel, välja arvatud voodi ja suur kapp, mida me ei jõua tõsta. Magamistoast on siia tõstetud. Kõik mu asjad on siin ja see on nagu täielik segadus lihtsalt. Ja voodi on meil praegu siit seinast ära lükatud, sest meil tulebki siia seina ja also siia tuleb see uus tapeet. Oliver üritab siin praegu tapeeti eemaldada. Me kumbki pole kunagi midagi täpselt sellist varem teinud ja ma reaalselt loodan, et sellest üldse saab asja. Tund aega on mööda läinud, Oliver tegi terve selle seina märjaks. Ja võttis liistud ka ära ja nüüd me hakkame seda tapeeti järjest ära tõmbama. Juba proovisime ja tundub, et sellega läheb päris hästi. Ma üritan nüüd ise ka. Lege, see tuleb nii hästi ära, mis asja. Seal on see sprinkler üleval, et kui tulekahju või midagi peaks olema, siis see läheb tööle ja ma ei ulata seda võtta. See peab lähedalt võtma kuidagi.
ja we did it, vaat. Ja nüüd mingi 10 tükki veel niimoodi maha tõmmata ja siis meil on tapeet juba maas. Okei, ma lihtsalt ei tunne enda tuba ära. What? See on roheline ja rõve. See meenutab mulle täiega mingit vanaaegset, natuke lagunenud kooli, mingit klassiruumi, mis on alati rohelist värvi millegipärast ja mingit vana haiglat. Täiega creepy vibes. Ja no need plekid ja asjad on muidugi parimad lihtsalt siin on. Uued tapeedirullid ootavad siin voodi peal ja me ostsime muidu 5 tükki by the way. Ma loodan, et sellest jätkub. See on praegu õhk mingi mega soe ja niiske, sellepärast me pidime terve seina märjaks tegema. See on nii niiske, et aknad läksid uduseks. Peili, kas sa ei julge edasi tulla? Peili ei julge magamistuppa tulla. Oi ei, tegelikult Peilu sa ei tohigi, lähme ära meie. Ja seni kuni Oliver seal praegu seina peseb, et ma saaks pärast tapeeti panna, hakkan mina õhtusööki tegema. Ma teen täna ühe hästi tervisliku salati, sest me oleme siin tervislikul lainel aastal 2020. See on reaalselt kõige lihtsam retsept üldse. Meil on vaja ainult 5 asja. Esiteks ma kasutan suitsutatud kanafileed, millest ma lõikan väiksed tükid salati sisse. Ja siis salati põhjaks ma panen lihtsalt tomatit, kurki, fetajuustu ja tegelikult on üks asi veel. Punane sibul mul läks enne meelest. Ja ma lihtsalt tükeldan ikka ära, panen need kaussi. See on reaalselt kõige lihtsam asi, mida üldse teha, aga see on nii tervislik ja see on nii hea ja see on mulle täiega Kreeka vibes, sest kui ma Kreekas olin, siis ma sain täiega mingit fetasalatit ja see on nagu mul lemmikasi üldse. Ma avastasin selle, kui ma läksin esimest korda Kreekasse, kui ma olin mingi 13, 14, 12, midagi sellist. Ja alates sellest on see üks mu nagu lemmikuid sööka olnud, mida teha, salateid. Minu salatid on nüüd valmis, ma täpselt neid koostisosasid sinna paningi, nagu ma ütlesin. Mulle isiklikult ei meeldi väga oliiviõli lisada, sest et mulle ei meeldi õlised asjad. Ja ma soola ka ei pane ega pipart, sest mulle see ka väga ei meeldi. Aga mida mulle meeldib siia panna, mis teeb selle eriti kreekalikuks, on oregano. Ma panen isegi suht palju seda niimoodi. Ja see annab lihtsalt Kreeka vibe'i ja sellepärast mulle seda niimoodi süüa meeldibki. See on minu tänane super tervislik õhtusöök. Ma teile täna lõpptulemust ei näita, ma ei tea, kas me jõuame valmis ja lisaks nii pime on, aga me saime nüüd esimese paani ehk see on nagu osa tapeedist paigaldatud. Tuled siis uksest sisse ja siit hakkab see kole roheline ala ja siin on minu tapeet. Hei vlog, ilusat kolmapäeva hommikut. Täna on siis järgmine päev ja siin toas kajab täiega, sest see on hetkel nii tühi. Meil läks eile siis mingi 3 öösel selle tapeediga. Ma ei tea, kas ma peaks seda teile ennem toa makeoverit näitama või mitte. Kas te tahaksite praegu näha, milline see välja näeb? Oh my god, mu tuba matchib täpselt selle dressikaga. Jah, ma sihilikult valisin selle. Mu tuba on lõpuks roosa ja ma näitan teile kõige lahedamat asja, mida ma eile öösel pimedas tähele panin, kui ma telefonil taskulambi sisse panin. Ma ei tea, kui hästi kaamerast näha on, aga ta nii kergelt sädelev. Sa näed neid hõbedaid väikseid täppe, kui ma flashiga valgust peale näitan. See on reaalselt next level sädelev lihtsalt. Oh my god! Aga jah, mööblit meil väga sees ei ole, me lihtsalt magasimegi siin samas. Ja nüüd me peaksimegi kõik tagasi sisse tõstma ja siis ma näen, mida oleks vaja toa täielikuks makeoveriks veel juurde osta. Okei, aga ma hakkan nüüd asju tagasi tõstma ja ma rohkem teile enda tuba ei näita, enne kui see on täiesti valmis. Hei vlog, ma rääkisin teiega viimati enda sünnipäeval, kuigi ma rääkisin nii vähe, et ma isegi ei tea, kas ma panen selle sisse, kui ma panen, siis siin see on minu sünnipäev. Kõik, mis ma sellel päeval vlogisin. Hei, ma täna ei hakka väga pikalt vlogima, sest et täna on mul sünnipäev ja ma mõtlesin, ma võtaks selle päeva vabaks. Ma eile tegin, ma ei tea, poole ööni uut videot, mis läheb mu sünnipäeval ülesse, mis on siis mu tätoveeringu kohta. Ja ma just tegin väikse photoshooti nende õhupallidega, et panna teile Instagrami üks pilt ülesse. Aga jah, ma lihtsalt mõtlesin, ma teen väikse check-in'i. Ütlen mul on sünnipäev, et mul on tuju hea. Praegu on hommik. Aga täna on siis kolmapäev, 29. jaanuar ehk peaaegu nädal aega on läinud mööda sellest, kui ma viimati nendega rääkisin ja ma vihkan, kui mu videod nii pikale venivad, aga mul oli vaja enda tuba ära lõpetada ja selleks ma pidin asju tellima, asju otsima minema ja sellega läks natuke aega. Aga tänaseks on lõpuks siis minu tuba enam-vähem valmis saanud. Ma võtan teid siis endaga kaasa ja näitan teile enam-vähem lõplikku tulemust enda uuest roosast toast.
see voodi oli ennem siis siin keset tuba ja praegu ma tõstsin ta siia ühte nurka ära ja minu meelest ta sobib siia palju paremini. See hall voodikate oli mul juba ammu olemas ja ma tegelikult isegi ei plaaninud seda uuesti kasutada, aga millegipärast ma leidsin selle kapist ja nüüd ta siin on. Aga ma ostsin siis juurde selle valge pleedi lihtsalt voodikatteks. See on ostetud Jyskist ja mis mulle meeldib, on see, et ta pole nagu tavaline pleed, vaid siin on selline laineline tekstuur. Selline, ma ei tea, kas te näete, need pole kortsud, vaid see ongi sellise tekstuuri, kokki seal taga on mingid kortsud. Siis mu selja taga, nagu te näete, on padjad, need valged karvased on võetud mul diivani pealt, ma ostsin need diivani peale, aga ausalt öeldes nad näevad mu voodis palju paremad välja. Siis on mul siin 2 hõbedast patja. Need padjad on erinevad ja need olid siin juba siis, kui ma siia kolisin ja ma pole ise ostnud. Ja ainus padi, mis ma nüüd ostsin, on see roosa seal keskel. Ka see on Jyskist ja nagu näha, siin peaksid nagu roosid peal olema, aga ausalt öeldes, kui seda värvi vaadata, siis see pole kõige parem selle toa jaoks, sest et ta on kergelt liiga beežikas, ta peaks olema külmemat tooni kui see, mis see praegu siin on. Ja selle padjaga on nii, et ma hetkel lihtsalt ei leidnud paremat, see maksis Jyskis mingi 4 eurot, midagi peale alla 5 euri ja mõtlesin suva, ma praegu lihtsalt ostan selle, aga kui ma leian parema roosa padja, mis päriselt ka mu toaga kokku läheb, siis ma ostan selle. Ta pole kõige hullem, aga lihtsalt, et te teaksite, ma plaanin selle ümber vahetada. Pili! Kas sa tahad ka filmima tulla, kas sa tahad ka toatuuris olla? Oi, Pilu! Siis see kapp oli ennem seal seinas, kus oli mu voodi ja ma tõstsin nüüd selle siia akna ette. Ma olen enda tuba nende aastate jooksul, mis ma olen siin elanud, mitu korda ümber tõstnud, aga ma pole kunagi seda kappi siia tõstnud akna ette, sellepärast et see aken on tegelikult maast lääni ja kui ma panen siia kapi ette, siis ta lõikab nagu pool akent ära. Aga ma seletan, miks see hea on. Põhimõtteliselt, kui päikesel kõrgel paistab ja mina siin aknas filmin, mida mul on vaja head valgust, siis päikesevalgus peegeldab selle põranda pealt, mis on nagu puupõrand, mul ennem ei olnud siin vaipa ega midagi maas ja sellepärast peegeldus mulle põrandalt alt üles ehk mu ninaalune oli heledam kui mul siit pea ja nägu, oranži valgust, mis oli nii kole, ma lihtsalt ei saanud akna ees absoluutselt filmida ja mu aken on veel sellise koha peal, et eriti suvel alates 12 kuni ma ei tea 6 õhtul terve aeg päike paistab sisse, nii ma väga loodan, et see lahendab selle situatsiooni, kuigi ma pole kindel, aga ma loodan, mul on põhjust loota. Siinpool on mul siis meigiasjad ja siia ma panin enda Victoria's Secreti koti ja neid kotte kasutama veel asjade hoiustamiseks, et mu terve see kapipind ei oleks niivõrd mitte organiseeritud, et see poleks nagu nii täis, nagu mul varem oli, ehk mul on sealt igast ehetekarbid, juuksetooted ja kõik, mida ma ei taha näidata ja mis lihtsalt võtab ruumi sees. Mõne ilusama ma jätsin ikkagi välja, näiteks selle, mis Merka mulle kinkis ja siis siin on minu väike DIY projekt. Ma siis leidsin sellise karbi Home for You poest ja ma arvasin, et ma saan sinna lihtsalt kellegi sünnipäeva kingituse võib-olla tulevikus sisse panna, aga siis mul tuli idee, et selle asemel, et osta endale lillevaas, mis mul oli niikuinii plaanis, paneme hoopis siia lilled siis. Need roosid on ilmselgelt fake, ma ostsin need Kardestist, need maksid reaalselt alla 2 euri igaüks. Ma ostsin 6 tükki, ma pidin ühe juurde ostma, sest et see ei täitnud seda päris ära. Ma võtan ühe välja. Nad on nagu näha tegelikult palju pikemad, aga see varr on tehtud traadist, ehk ma lihtsalt voltisin selle kokku. Ma ajasin nüüd kõik sassi, ma pean pärast üle vaatama, aga ma toppisin kõik siia sisse ja kuna need varred on niimoodi topelt murtud, siis see andis sellele mahtu juurde ja siis ta nagu täidab seda natuke paremini ära ja hoiab neid rohkem nagu püsti. Oi, äkki peaks selle üles panema. Ja see meenutab ma täiega neid lilli, mis püsivad aastaid. Teate küll, mida ma mõtlen, nad on ka sellise sarnase karbi sees. Ja see on nagu üks mu lemmikuid DIY-si, mis ma olen üldse elus teinud. Mitte, et ma neid väga palju oleks teinud, aga see on kindlasti üks mu lemmikutest. Ja mul unustasin näidata ise, mul on ju selja taga terve aeg olnud see uus pilt. Mis mulle selle pildi juures kõige rohkem meeldib, on see, et tema päikseprillid, kas te näete, on tegelikult peegel. Ja mulle meeldib, et ta mustvalge, ta läheb lihtsalt nii hästi selle toaga kokku. Kui ma enda sünnipäeval väikse Riia tripi tegin, siis ma ostsin selle sealt, kuigi meil on see sama pood ka Eestis olemas. Ma ei mäleta selle poe nime, aga see on see sisustuspood, mis on lõunakas. Ma vaatasin, see on ka koha peal olemas, et kui keegi tahab. Kuigi see on sellise pildi kohta päris kallis, ma lihtsalt hoiatan. Mõtlesin, et on nagu mingi maks 60-80 eurot. See oli 125 minu meelest ja ma nagu täiega mõtlesin selle pärast, kas osta või mitte. Ma lausa käisin 3 korda selle poes edasi-tagasi, aga nüüd ma olen täiega rahul ja ma selle ostsin. Siis siia voodite maha ostsin ma sellise roosa lambavaiba, see pole päris samas Kardestist jällegi. Ma nägin seda vaipa esimest korda, kui ma läksin Kardesti enda seda jõulupildistamis challenge'it poes tegema ja ma vist põhimõtteliselt istusin selle peal, see oli kuskil tooli peale pandud ja ma tahtsin seda nagu esimesest sekundist alates, kui ma seda nägin. Nüüd, kui ma siin väikse remondi tegin, siis kohe esimene asi, mis ma mõtlesin, on see, et ma tahan seda vaipa ja ma läksin eelmine nädal siis Kardesti ja seda ei olnud mitte kuskil, sest et jõuluasjad
asjad on juba ära pandud ja ma leidsin ühe saalitöötaja, küsisin tema käest, et kas ta mäletab sellist roosat sedelat vaipeda nagu ja ma tean, millest sa räägid, ta tõi selle mulle laost, kuigi see isegi pole enam müügis ja ma sain selle endale, ma olen reaalselt nii õnnelik. Vaadake, see on nii cute ja see sädeleb nii ilusti ja Peilu käib siin seest tudjumas. Selle eelmise lambavaiba panin ma siia voodi ette, et mul oleks mõnus soe voodist välja tulla ja riidesse panna. Järgmine asi on vist mu kõige lemmikum asi üldse terve selle toa juures ja see on minu uus ilus lühter. On see lihtsalt lamp, ma arvan lühter, ma arvan seda võib lühtriks kutsuda. See on reaalselt täiusliku suurusega selle toa jaoks ja see läheb nii hästi selle vaibiga kokku. Ma ise väga vlogid, et seda näha oleks. Ma loodan, et see on õigesti meeles, aga minu meelest ma ostsin selle Bauhofist reaalselt parim ost mu elus. Ja see väike meigikapp oli siis enne minu voodi kõrval. Tõstin selle lihtsalt siia. See lihtsalt nagu täpselt täidab selle ruumi ilusti ära. Seal on minu kolanurker, ka sinna vaadake. Seal on mu pesukorv ja tehnika ja tolmuime ja kõik asjad. Ja siis siia kapi peale, selle tühja seina peale ostsin ma peegli ja see on nüüd ostetud Bauhausist. Me panime selle siis eile ülesse ja ma avastasin ühe asja. Ma ei tea, kui hästi te siit kaamerast aru saate, aga see on täiesti vildakas. Need asjad nagu see, need ei ole kohakuti. Ma loodan, et siit pole väga palju aru saada, aga see on reaalselt jumala lopergune. Ma ausalt öeldes tahaks seda ümber vahetada, aga ma ei leidnud mitte kuskilt internetist, mitte kuskilt teist samasugust peeglit, mis siia sobiks. Millegipärast seda stiililiselt üldse ei müüda Eestis, et vähemalt praegu jään ma enda loperguse peegliga. Aga põhimõtteliselt, kui sa nagu otseselt ei otsi vigu, siis nagu väga hullu ju pole, onju. Ja nüüd viimane sein siin toas on see, mida ma absoluutselt ei muutnud, sellepärast et siin on see suur kapp ees, mida ma ei jõua kuidagi liigutada. Ja see kapp on siiani siin, ka see sein siin taga pole värvitud. Võib-olla muidu see häiriks mind, aga kuna ka eelmist tapeeti polnud neisse kahte seinadesse pandud, siis ma olen sellega nagu harjunud ja niikuinii see kapp lihtsalt võtab kogu ruumi ära. Ja samamoodi selle seinaga, siin on suur aken ja teine väike aken ja igast kapid asjad ees, nii et mul polnud nagu väga põhjust sinna tapeeti hakata panema. Me näitame viimast korda enda tapeeti lähedalt. See reaalselt näeb ikka nii ilus välja minu meelest ja nii hele ja nagu roosa ja samas mitte liiga roosa. Ma olen nii rahul, et ma selle tapeedi ikkagi ostsin, mitte ei otsustanud värvida. Ja lisaks ma märkasin, et ka päikesevalgusega, eriti kui on päikeseloojang või kui päike väga-väga konkreetselt paistab seinale, see sädeleb samamoodi. Nüüd, mis ma veel tahtsin teha, on panna siia see suur selfie peegel. Ma arvan, et ma ostan siia peegli, aga sellega pole nagu väga kiiret. Ja siis teine küsimärk on see sein, kuna see on nii tühi hetkel. Eelmine tapeet oli mul nii tugeva mustriga, et mul ei tekkinud kordagi sellist tühja seina tunnet, aga praegu mul see loogi tekib. Samas mulle meeldib, et mul on nagu rohkem sellist tühjust ja ruumi, aga samas ma mõtlen, et äkki peaks sinna mingi riiuli panema. Ma ei tea, kui teil on mingi hea lahendus, mis selle seinaga teha, siis te võite mulle allkommentaarides öelda. Ja te võite mulle ka allkommentaarides öelda, mida te arvate mu uuest toast. Ma lähen kohe siia pikalt. Ma olen terve see aeg kaamerat käes hoidnud ja ma olen nii väsinud selle kaamera hoidmisest. Ma lihtsalt lõpetan selle video siin voodis ära. Ma loodan, et teile esiteks meeldis mu uus tuba. Mina olen ülirahul ja ma arvan, et siin ka filmida on palju-palju parem kui mu vanas toas. Ja ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti pane thumbs up ja pane thumbs up ka selle eest, et mul on sünnipäev, kuigi ma reaalselt ütlesin seda ka eelmises videos, aga üks läks mul üles sünnipäeval ja teist ma filmisin sünnipäeval, you know. Ja 2 sünnipäeva videot teile. Kui sa tahad mind followda kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu lingid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos siinsamas roosas toas.